Tere taas, head sõbrad, ja olemegi tasapisi jõudnud juba maikuusse. Maikuu tegelikult tähendab paljude jaoks seda, et nüüd on ilmselt see talverammestus läbi saanud ja me oleme natukene ennaktempos ja kiiremini, kui võib-olla oodata oma saadetega edasi liikunud. Meil oli väikene graafikus maha jäämine ja nüüd tuleme taas juba praegu uue osaga ja siis läheme ikkagi, loodame sellesse vanasse heasse rutiini üle nädal nende uute osadega välja tulla. Nii et parempoolsete taskuraadio, mis toimub? Kõigepealt, head sõbrad, loomulikult ärge unustage seda kõike jagamast, ärge unustage seda kõike sõpradele rääkimast ja tänases saates tahaks teile kohe alguses ära öelda ka, mis põnevad teemad tulevad. Me oleme mitu saadet mõelnud siin, et peaks ikkagi selle Donald Trumpi temputamised siis korra ikkagi veel kord ette võtma. Me ei ole sellega jõudnud tegeleda, aga täna alustame sellega. Räägime ka veel Robin Hoodi seadusest, kes teab, millega tegemist on, see kindlasti teab, kes ei tea, see kuulake meid. Räägime ka sellest, et mida siis ikkagi on põhjustanud see sama jälgimiskaamerate süsteem, millest nii palju on siin viimasel ajal juttu olnud ja kuhu me sellega siis välja oleme jõudnud. Aga räägime ka majandusnõukojast ja räägime ka sellest, mida lätlased on suutnud ära teha, mida eestlased pole suutnud. Ja mis asi see on, seda kindlasti kuulete selles samas tunni aja sees juba. Aga head sõbrad, stuudios ekspertide kollektiiv ei ole muutnud, ei ole midagi muutunud siin ja Tõnis ja Siim siin ilusat maikuud ka teile ja alustame siis ikkagi sealt üle lahe, üle ookeani siis pigem. Donald Trump on tõepoolest ennast nagu väljendanud või vähemasti mulle tundub nagu heas muinasjutus, et vanaisa ronis õunapuu otsa ja sealt parastab kõigi pihta ja näitab kõigile näpuga. Need sündmused, me oleme siin ka palju kordi sellest rääkinud, on toimunud vägagi kiiresti. On toimunud rahuläbirääkimiste kontekstis, on toimunud majanduskontekstis. Võib-olla vaataks kõige rohkem ikkagi nendest seda majanduskonteksti poolt. Need erinevad kaitsetollid ja erinevad kõik muud sellised, mis sinna juurde kuuluvad, on maailma kihama löönud. Väga tugev vastuseis on juba vanale sõbrale Kanada poolt. Nad olid ju kõik sõbrad ja ilusti käsikäes käisid. Täna uued valimised näitavad, et pigem on kõige suuremad vaenlased üldse Kanada ja Ameerika, kes kunagi on olnud. Ja loomulikult Aasia, Hiina eelkõige vastuseis sinna. Tõnis, milliseid emotsioone sinus on see kõik tekitanud, kui sa ikkagi paned ja kuulad ja loed, mis Ameerika poole pealt tuleb, mis uudiseid, just majanduse valdkonnast? Ma arvan, et esimene emotsioon on see, et tõepoolest täitus ju 100 päeva Donald Trumpi presidendi oleku algusest, aga esimene tundmus on see, et see periood peaks kuidagi nagu pikem olema, sellepärast, et toimunud on väga palju ja Donald Trumpil kindlasti on võime mõjutada mitte ainult Ameerika Ühendriikide sisepoliitikat, vaid üle maailma paljude riikide sisepoliitikat ja ma arvan, et välispoliitikast rääkimata, aga just kui sisepoliitikast rääkides, siis küllap sellel on ka Eesti poliitilistele valikutele oma mõju. Kõige vahetum näide ongi värsked valimistulemused Kanadast, kus siis ju seni võimul olnud liberaalide erakond, mida pikka aega juhtis endine peaminister Justin Trudeau, oli selgelt kaotuskursil ja pikalt opositsioonis olnud konservatiivid olid enam-vähem kindlad oma valimisvõidus, kuni siis Trumpi selline väga otsene rünnak Kanada vastu lõi kõik kaardid segi ja andis just Kanada liberaalidele selle päästerõnga, millega enda kukkuv toetus kiiresti tõusule viia ja erakond valimisvõidule viia. Nad kasutasid seda väga hästi ära. Täpselt nii. Et jah, neid mõjusid on nagu palju. Kui nüüd mõelda selle peale, et ainult 100 päeva on nagu läinud ja väga palju on veel nagu alles sellest Trumpi teisest ametiajast, et siis tekib küsimus, mis edasi hakkab saama. Huvitav on vaadata neid Ameerika kodanike seas tehtud arvamusküsitlusi, kus siis mõõdetakse presidendi usaldusreitingut. Ja siin on välja toodud, et Trump on vist nüüd 100 päevaga jõudnud usaldusreitingutes langeda rekordiliselt madalale, kuskile sinna
pealt 40% ehk nii lühikese aja jooksul pärast ametisse astumist varasematel presidentidel, ka Trumpil oma eelmisel ametiajal, ei ole õnnestunud toetajaskonda kaotada. Millest see räägib ja ma arvan, siin on oluline nagu eristada nüüd kahte asja, et valimiste võitmiseks Ameerikas Trump kindlasti suutis kõnetada väga palju sellist nii-öelda kõikuvat viimase päeva otsustajaid just läbi majandussõnumite ja tundub, et see seltskond, kes nihkus siis nii-öelda Trumpi taha, Trumpi toetama võib-olla just selle nii-öelda majanduse kordapaneku ja inflatsiooni pidurdamise argumendiga, küllap need on jõudnud tänaseks juba ühel või teisel moel temas pettuda. Edasist Trumpi käitumist ja tema meeskonna käitumist hakkab ilmselt mõjutama see, et nüüd nad orienteeruvad väga selgelt sellele oma baasvalijale, see on see nii-öelda MAGA, Make America Great vabariiklaste baas. Et kas nad selle seltskonna lojaalsust suudavad jätkuvalt oma oportunistliku käitumisega teenendada või mitte, et see saab kindlasti mõttekoht olema. Kui nüüd pikemalt vaadata, siis eks Trumpi ametiajal saavad olema ikkagi väga mõjusad tulemid Ameerika rollile ja võib-olla kogu sellisele nii-öelda lääneriikide senisele koostööle laiemalt. Et meil on põhjust hakata mõtlema juba ka Eesti võtmes sellele, et milline saab olema see nii-öelda Trumpi järgne maailm. Et varem või hiljem see periood nagu saabub ja mõningad märksõnad, mis mulle on hakanud siin nii-öelda silma jääma. Esiteks kindlasti Ameerika maine sellise nii-öelda usaldusväärse partnerina seniste liitlaste jaoks on saanud tugeva löögi, isegi kui vahevalimistel siin 2 aasta pärast muutub USA kongressi esindajatekoja koosseis, isegi kui 4 aasta pärast valitakse Trumpi asemele teine president, siis Ameerika nii-öelda usaldusväärsuse taastamine sellisel vanasel moel ei pruugi nagu õnnestuda, et see maailm vahepeal muutub piisavalt palju ja ma ei räägi siin ainult nii-öelda julgeolekupoliitilisest aspektist, vaid esiteks ka majanduskoostööst, et me ju näeme, kuidas selline nii-öelda rabelemine kuidas sellele on reageerinud turud. Pikka aega oli Ameerika majandus selline turvasadam, kuhu kõik investorid tahtsid nii-öelda minna ja oma raha paigutada. Trumpi administratsiooni käitumine seda turvasadama loogikat ju kindlasti mitte ei kindlusta, vaid otseselt nagu lõhub ehk võib ennustada seda, et raha hakkab endale uut alternatiivset turvasadamat otsima, kus on nagu võimalik näha ette ennustatavust. Kas see võib olla äkki Aasia suund? Ütleme, et Aasial on kindlasti omad probleemid, Aasias on ju, me vaatame nagu Hiina suunas, India suunas, mis siis siin on väga selged probleemid samamoodi selle etteennustatavusega, et kui sul on totalitaarne riik, mida omab kommunistlik partei, kes võib ühel hetkel ettevõtteid kinni panna siis või majanduses järsku pööreid teha, mis ei põhine mitte turuloogikal, vaid kellegi poliitiliste ambitsioonidel, siis ega see väga turvalisena nagu ei muutu. Et ma arvan, et Euroopal on nagu võib-olla võimalus siin mõelda, kuidas ennast positsioneerida selliseks turvasadamaks. Samamoodi küsimus sellest, et kes on edaspidi vaba maailma liider. Et kui Ameerika Ühendriigid on otsustanud vabatahtlikult loobuda sellest rollist, siis jällegi, kes võtab selle tühja koha üle, see hakkab väga palju mõjutama näiteks talendirännet. Ameerika selline tehnoloogiasektori kasvumudel on põhinenud, seal üks tugisammas on olnud just talendid, keda on Ameerikasse meelitatud paljuski ka läbi ülikoolide. Täna on selles osas tõmmatud nagu pidurit, ma arvan, paljud inimesed võib-olla ei julge, ei taha täna minna Ameerikasse õppima või ka nagu töötama, hakkavad otsima nagu alternatiive. Jällegi võimalus
teistele riikidele, kes seni on olnud, ja eriti Euroopa riikidele, kes seni on olnud pigem nagu sabassörkijad kogu sellise innovatsiooni ja tehnoloogia arengus, et siin tekib võimalust ajaaken, mida on võimalik nagu ära kasutada. No üks on selge, et meil sõltumatud analüütikud on siin kindlasti võtnud Ameerika majanduse käekäigu väga suure vaatluse alla. Sellest räägitakse sõltumatute analüütikute poolt ja sellest ka tehakse kokkuvõtteid. Aga mul on ikkagi arusaam, et sellisel rohujuure tasandil, tavakodaniku tasandil ikkagi päris aru ei saada, et see jääb natuke meile ikkagi liiga kaugeks. Sest tegelikult meie majandust sellises kollapsis ju ähvardab kogu maailmas, ähvardab ikkagi väga suur teadmatus. Ja see teadmatus on tõesti selline, kus me isegi homset päeva ei oska kuidagi ette prognoosida. Ja me oleme siin saadetes palju rääkinud sellest, kuidas Eesti valitsus külvas teadmatust ja ebastabiilsust Eesti majanduskeskkonda ja kui halvasti see mõjus meie majandusarengule, viis meid majanduskriisi. Ühe põhjusena kindlasti. Ja nüüd me näeme seda ülemaailmset trendina, et kui nüüd meil oli lootus, et ehk siin Michal ja läheb asi natuke stabiilsemaks, et nii ettearvamatu ehk meile oma majanduskeskkond enam ei ole, siis nüüd tuleb see sama meile maailmast. Ja ega me ju veel täpselt aru ei saa keegi, mis juhtuma hakkab, et ma võrdleksin seda Lehman Brothersi kriisiga, eks ole, et meenutagem, kui oli Lehman Brothersi kokkukukkumine, mis me siis alguses oskasime ka siin arvata või mis ka meist targemad majanduseksperdid oskasid siin arvata. Selge, et oli seal kinnisvara finantseerimisskeemid olid ülimalt riskantseks kujundatud, tundus, et selline ühe sektori põhine kriis, mis seal siis ikka mõned finantsasutused nii edasi, millega see kõik lõppes 2009, 2010, siis pärast sellest algusest, et eks ta keris sealt edasi, tekkis ebakindlus samamoodi, aktsiates oli õhku sees, teati, et need olid ülehinnatud, keris edasi ja lõppes sellega, et Eestis oli majanduslangus aastases võrdluses 17%, kui ma eksi, mis oli üks suuremaid üldse maailmas. Ehk siis lõpus tundus mingi Lehman Brothers meie jaoks suhteliselt nagu suvaline teema, Eesti oli üks kiirema nagu paugusaajaid majanduslikult üldse. Et kuidas need mõjud niimoodi, eks ole, majanduskriisi mõjud edasi võivad kanduda. Tõsi, me kosusime ka väga, väga kiiresti võrreldes teiste riikidega, tulime sellest hästi välja, võtsime selle matsu vastu. Eks me Eestist räägime siin hiljem ka, aga lihtsalt, et ilmestada seda, et see teadmatus, me ei tea, kuhu see viib. Näha on seda, et logistikud räägivad, et konteinerid liigub juba vähem USA poole, et reaalselt kaubavahetus juba taandub, asjad pannakse ootele rahulikult, vaadatakse, lükatakse tellimusi edasi. Näiteks meie börsiettevõtte Harju Elekter andis kommentaari, et neil ei ole siin nüüd olnud müüki USA-sse enam. Ütlevad, et ei tea nüüd, kas nüüd sellega seotud, aga ma arvan lihtsalt lükatakse edasi ka tellimusi ja vaadates, mis juhtub, et seal on ettevõtjatel ka suur mure, et kui sa saadad laevaga kaupa üle ookeani, eks ole, ta sul seal 3-4 nädalat loksub seal mere peal, siis sa ei tea, kui palju sul sellele vastu võtta. Selles vahes, kui ta jõuab ükskord Ameerikasse, Trumpi olnud 7 korda ümber mõelda, uue mingi seaduse teinud ja siis hakatakse seal, hakkad lahti tollima, siis juba on hinnad tõusnud juba mitu korda, et sa oled juba niigi kahjumis. Ja mis on selle tulemus? Lükatakse edasi, ega mis ongi selle majanduslanguse tavaliselt see algoritm, kus ta kerima hakkab, et lihtsalt hakatakse asju edasi lükkama. Ja. Miks on nii tähtis, mõõdetakse seda optimismi turul, et kas ollakse optimistlik, kas ettevõtjad on optimistlikud või ei ole, kui ettevõtjad on teadmatud, sest nad kõike lükkavad lihtsalt otsustusi edasi. Kõik jääb nagu passiivseks ja asi ei liigu ja seda me siin ilmselt lähiajal väga, väga valusalt ka omal nahal ühel või teisel viisil kuidagi tunnetame ja mis on muidugi huvitav, et mida siis see Trumpi meeskond suutis küll niimoodi demagoogiliselt edukalt rääkida tariifidest kui mingist asjast, mis puudutab kedagi kuskil mujal, aga mitte ameeriklasi ennast, et nad suutsid ära hämada tükk aega huvitav, vaadake, Eesti ajakirjandus tuli ka käibele termin tariifid. Ei, tegemist on maksuga, sõbrad. Tegemist on imporditolli maksuga.
võib-olla tundus... korjatakse Ameerika firmadelt, Ameerika selle kauba vastuvõtjatelt rahulikult ära. Trump räägib sinna juurde ilusat juttu, kuidas ta hakkab ettevõtte tulumaksu vähendama, eks ole, mis mõjutab veel nüüd just neid suuri kontserne, kes võib-olla nii palju isegi võib-olla importi ei teegi isegi. Aga selgelt lihtsalt tõsteti USA maksukoormust oli selle otsuse sisu tegelikult, et räägime asjast nii kui ta on. USA-s tõsteti meeletult tasemel maksukoormust ja nüüd ikka hakatakse aru saama, mis see tegelikult on ja see ongi see, tulles selle korras ja Tõnis juurde tagasi, Tõnis jutu juurde, et mida selgelt on näha, et on üks valdkond, kus Trumpi otsuseid küsitluste järgi toetatakse, see on illegaalse immigratsiooni pidurdamine ja sellega võitlus, aga kõik inflatsiooni osas otsused, majandusvaldkonna osas otsused on selgelt see pahameel ühiskonda sisse minemas, seda on selgelt näha. No alles hiljuti kirjutas ka parempoolsete erakonna juhatuse liige Andrus Kaarelson ju väga värvika artikli Äripäevas, mis on ka avaldatud ja mida saavad kõik siis vajadusel lugeda, vaadata. No kui sa seda natukene refereerid, siis tegelikult kõik sellest teadmatusest ja seda teadmatust ja teadmatusest on ju see artikkel ju kultiveeritud, eks tegelikult annab meile mõista, et me ei tea absoluutselt, mis meil ees. Just see, Kaarelson toob seal ilusti ju välja ka, et meil nüüd praegu just valitsuse esindajad, nüüd see viimane viitavad sellele viimale majandusprognoosile, mis tuli Rahandusministeeriumist ja ütleb, et võiks loota see aasta 1,6%. Nii, pange tähele, 1,6, nii, räägi edasi palun. Võiks loota, et väga positiivne Jürgen Ligi, meie rahandusminister, ütles ka, et väga hea uudis, ütles seal esimeses stuudios, aga see sama Rahandusministeerium tegi ka ju möödunud aastal erinevaid prognoose ja sellest viimase põhjal tehti ka koostati Eesti riigi eelarve, kus selle mille järgi siis jälle prognoositakse tulusid Eesti riigi eelarves. Ja seal oli meil majanduskasvuks ennustatud 3,3%. Ehk siis tegelikult on juba see aasta näha, meil pole see aastat veel nii palju läbi olnud, aga juba on näha, et see, mida loodeti, seda ise ei tule. Mis saab edasi, me ei tea, aga eelpool kirjeldatud põhjal sõnum Eesti valitsusele, et pigem tuleb olla väga ettevaatlik, aga mida me näeme, toimub ju täpselt vastupidine, et nüüd alles hakkame võlgu võtma. Olukorras, kus majanduslik ebakindlus võib väga järsult suureneda, juba meist mitte sõltuvatel asjaoludel, ja üks huvitav faktor on veel, eks ole, et tegelikult me olime küll majanduslanguses, aga tegelikult meil tasandas neid probleeme suuresti väga tugev sisseränne, et meil on 40 000 Ukrainast tulnud inimest juurde tulnud meie elanikkonda. Nüüd möödunud aasta oli siis, nüüd me saime just lugeda ka uudist, et siis meil elanike arv vähenes. 5000 võrra ja see üle tüki aja meil elanike arv vähenes, et ühesõnaga arvestame, et alati selle elanike arvu kasv seda majanduskasvu ka soodustab, et eriti kui meil nagu Ukrainast rändas sisse ka väga palju tööealist elanikkonda. Tuli sisse ka lapsi ja pensionäre, aga väga palju tuli tööealist elanikkonda. Et see tegelikult tasandas meil ei paistnud veel tegelikult välja, mis seis meil majanduses on, kui sul tuleb sellist tööjõulist immigratsiooni tuleb sisse samal ajal. Nüüd on meil see voog peatunud selgelt praegu. Me ei tea ka seal, mis edasi saab, aga kui see voog on peatunud, siis see tähendab, et need probleemid, mis meil sees on, hakkavad järjest nagu valusamalt välja lööma. Et sellises olukorras peab olema pigem hästi konservatiivne, hästi ettevaatlik riigil mingi selliste tohutute laenude võtmisega, mitte sellist hullust üles näidata, nagu praegu tundub, et teha tahetakse. Ja see laen vist ilmselt ongi väga suur asi, mille peale praegu üldse ei mõelda, mida riik plaanib. Jah, müügimeeste seas on selline huvitav termin, et agressiivne ootamine, et ma olen agressiivselt ootel. Et klient helistaks. Just, et minu meelest on see termin iseloomustab väga selgelt ka Eesti ja valitsuse ja Reformierakonna käitumist viimasel 2 aastal, et sellest hetkest alates, kui siis peale valimisi Kaja Kallas läks esimesse stuudiosse ja ütles, et ups, valetasime enne valimisi, tegelikult on majanduses lood väga halvasti, on minu meelest 2 aastat tegeletud mitte sellega, et kuidas nii-öelda ettevõtluskeskkonnale
anda võimalus nii-öelda mingisuguseks boostiks, vaid on tegeletud sellise agressiivse majanduskasvu ootamisega. Et noh, et on iga kvartal on vaata kuidagi nagu istutud maas ja oodatud neid nii-öelda uudiseid, et võib-olla nüüd majandus hakkab kuidagi kasvama, et noh, et siis me saame tagasi tulla nende helge elulubaduste juurde, mida me enne eelmise valimisi jagasime, et siis saame hakata palku tõstma, saame hakata jälle toredaid sotsiaalprogramme ellu viima ja paisutama. Aga noh, tegelikult sellise agressiivse ootamisega on olukord läinud mitme miljardi võrra halvemaks ja see trend nagu jätkub. Et nüüd, kui suure pildi juurde korraks tagasi minnes, siis et ega kõik varasemad kriisid, ükski kriis ei tähenda ainult nii-öelda halba, see loob alati ka kellegile uusi võimalusi. Et alati mingites kriisides on ka võitjaid, tekivad uued ärimudelid, tekivad nagu ettevõtjad, kes oskavad selles keskkonnas paremini toime tulla, reageerida, tekivad, inimesed on sunnitud võib-olla rohkem vaeva nägema ja pingutuma, selle tulemusena mõeldakse välja uusi paremini toimivamaid, odavamaid, efektiivsemaid asju ja teenuseid, tooteid ja nii läheb majandus uuesti nagu arenema. Et Eesti puhul on nüüd nagu sama küsimus, et millise vaatega meie siis sellesse nii-öelda uude Trumpi tekitatud kriisitsüklisse siseneme ja mulle tundub, et Eestis täna võimul olev seltskond üritab jätkata seda nagu agressiivset majanduskasvu ootamist selle asemel, et mõelda, et võib-olla praegusel ajal on hoopis vaja teha natuke pööraseid asju, et jah, nüüd räägitakse, et meil on võetud omaks, et meil on vaja nagu bürokraatiat kärpida ja nii edasi, aga kogu seda nii-öelda senist asjaimist vaadates tundub, et see saab olema pigem mingi järjekordne selline nagu peenhäälestamise harjutus. Et tegelikult tuleks ikkagi väga radikaalselt täna kärpida ja nii kulutusi kui bürokraatiat mõelda selliselt, et kuidas anda eraettevõtjale, erasektorile, inimestele võimalikult palju võimalusi kätte selle muutuva keskkonnaga nagu toime tulla, sellepärast et kui sa nagu mingit uut toodet või teenust nagu arendad, siis see nii-öelda reeglite rägastik, piirav keskkond, pidev nagu ebastabiilsus maksukeskkonna kujundamise, see kuidagi ei soodusta tegelikult see innovatsiooni ja ettevõtluse arengut. Et vastupidi oleks vaja väga radikaalselt luua nagu võimalus, et inimestel oleks võimalik mõelda, kuidas sellest olukorrast välja tulla, siis võib-olla sünnib siin tegelikult Eestis mõni järgmine äge suur ettevõte, kellest saab ka nii-öelda maailma tasandil tegija, nii nagu neid meil on varasemastest perioodist paar tükki juba tekkinud, mis on olnud mõnes mõttes Eesti ime ja võt selles suunas tuleks täna liikuda, sest unustame ära selle ühe mõtte, mida on sotsid kogu aeg rääkinud. Alates sellest Lehmani kriisist ajast alates on sotsid rääkinud seda, et kui on keerulised ajad, siis peab riik võtma majanduses suurema rolli ja ise majanduse välja vedama. Unustage ära, sellist asja ei toimu. Riik ei tõmba kuidagi moodi majandust käima. Majanduse tõmbavad käima ettevõtjad, majanduse tõmbavad käima ettevõtlikud inimesed. Anname neile maksimaalse vabaduse. Ja see riik ainult jagab raha ümber. See, mida Tõnis nimetab selliseks agressiivseks ootamiseks, et mulle meenutab see sellist primitiivse hõimu, sellist loitsu, et tullakse kokku ja siis loitsuvad ja valitsus liigub, et mingi esinõid tuleb ja ütleb, et no nüüd läheb. Ja siis keegi... Täpselt kõlabki ja täpselt mul on ka sama tunne, et see natuke tõurisis kuskilt mingi protsendike majandusprognoos, oi jaa, ja nüüd ootame järgmise poole aasta majandusprognoosi ja jälle hakkab jälle mingi loits peale. Ja siis keegi rahvahulgast piiksub, et aga näed, ei tulegi, et äkki ei kasvagi. Jürgen, mis asja, teie oma siin ja Kristen Michal ka ütlevad, teie siin oma jutuga rikutegi meil selle vajaduskasvu ära, et meil oli nii hea loitsu olukord juba käimas, võtsime siin kätest kinni ja nüüd keegi jälle ütles, et aga ei kasvanud ju tegelikult, et mis te räägite, et räägitegi selle majanduse alla. See kõik jah, selline primitiivne, aga nõus, et teeme midagi, sellega me isegi ei eristuks, isegi kui me läheks seda sotsialistlikku teed ja ütleks, et me nüüd paneme siin uudselt jälle laename ja möllame, siis sellega me ei eristuks teistest, et selliseid riike on veel
kahjuks Euroopas. Millega me saaks eristuda, kui me ütleks, et tõesti, meie tõmbame maksukoormuse madalaks, anname ettevõtjatele võimalikult suure vabaduse, võimalikult lihtne aru saada maksusüsteem, hästi lihtne tulla Eestisse äri tegema. Sellega me saaks eristuda, sellega me saaks konkurentsieelist, eriti tõesti sellises olukorras, kus siin võib, ma ei tea, naftahinnad võivad majanduskriisi tõttu kukkuda, mingid olukorrad võivad tekkida hoopis uued võimalused, kellelegi ei tea millega seoses, mida keegi ette ei näe praegu. Nagu ometegi siin tahaks kiitagi ka valitsust, et kutsuti kokku majanduskasvu nõukogu, väga tituleeritud Eesti ärimehed erinevatest valdkondadest said kokku seal ja naised loomulikult ka. Ja nüüd on ju see tegelikult pandud neile kindel tähtaeg, vist 18 kuud on see periood minu meelest, kui ma nüüd kiiresti mälus sobran, mis nad peaksid siis tegutsema ja nüüd on natukene tegutsetud. See oli kohe esimene asi, mida siin uus valitsus tegi, et nüüd tuleb meil selline kõva know-how kompanii kokku, kes hakkab meid siin aitama. No selge, nüüd on välja tulnud see, et aitavadki. 450 ettepanekut on laekunud siis valitsuse erinevate ametkondade ja muude lauale. Me ei tea praegu seda sisu, aga nüüd saame aru, et 13 on võetud siis esmahooga töösse. Millised need 13 on, et me ka praegu ei tea, aga kuidas seda nagu innovatsiooni, kas see üldse innovatsioon on, kas on mingi majandusparendamise võte või mõte? Mina kiidaksin, mitte valitsus, mina kiidaksin neid ettevõtjaid. No täpselt, võib-olla rohkem, ja küll anna andeks, ma võib-olla läksin liiga läksin juba. Ma ei tea, kelle initsiatiiv see oli, aga mulle tundus, et see oli valitsuse initsiatiiv. Tore, ütleme, aga tegelikult appi läksid ju ettevõtjad. Mul on esiteks on üldse väga hea meel, et ettevõtjad võrreldes aastataguse tagajaga on ettevõtjad hakanud rohkem sõna võtma ja rääkima ja kas seda nõu antakse siis selles nii-öelda valitsuse nõukojas või ka avalikkuselt läbi meedia selleks, et ühiskonnale laiemalt selgitada neid ideid. Mõlemad tegelused on vajalikud ja head ja aitäh ettevõtjatele, et see asi on nii-öelda nagu ette võetud ja sinna oma aega pandud. Aga just siit tulebki nagu väga hästi välja, et see nõukoda on nüüd vist 6 ajaga koos käinud ja juba saadi 450, ma saan, et tegemist on konkreetsete mingit valdkonda puudutavate ettepanekutega. Need saadi nii-öelda paberile ja lauale, ütleme, eks ju. Et seesama valitsus on meil siin nagu 2 aastat istunud. Pole koalitsioonilepingutki kokku saanud, ütleme, eks ju. Ehk see näitab nüüd tegelikult seda sama, mida ma varem rääkisin, reageerimise tempot. Ettevõtjatel on võimekus kiiresti reageerida, kiiresti teha otsused ja valikud ära ja nagu liikvele minna. Et ma nüüd huviga jälgin, mis hakkab nendest ettepanekustest saama nagu valitsuse tasandil. Et kui kaua siis võtab nüüd aega nagu see järgmine samm, et kui ettepanekud on liikunud ettevõtjate laualt nüüd siin Kristen Michali lauale, siis millal me näeme nende nii-öelda ettevõtete reaalset elluviimist, et kus reaalselt mingisugused normid tühistataksegi nii ära, et need juba, ma ei tea, selle aasta keskpaigast enam ei kehti. Kas valitsus suudab selle tempoga liikuda? No ma oleks väga õnnelik, kui suudaks, aga mul on teatavad kahtlused. See on huvitav jah, et vaata, kui maksu siin oli vaja tõsta, siis nad suutsid küll, oli seda võimekust küll, mingid nädalatega lendasid eelnõud välja ministeeriumitest, nii et tolmas. Et aga huvitav, see saab nüüd küll proovikivi olema, et kui ta nüüd siis Keit Kasemetsa juurest saabub mingi kiri ministeeriumidele, et need teie peale jäi nüüd selle seaduse ära muutmine, teie peale ja teise ministeeriumi peale jäi nende seaduste ära muutmine, et vaat kui kiiresti nüüd sealt siis elu edasi liigub, et see on nüüd see katsetus, aga jah, mina selles olen iga nõus, et vähemalt midagigi, et enne üldse nad ei viitsinud ettevõtjaid kuulata, et nüüd nad vähemalt teevad seal koostööd ja võtavad need ettepanekud vastu ja me siis näeme. No see ongi see 13 ettepanekut, no nüüd hakatakse neid läbi vaatama, tutvustatakse võib-olla ka ministritele, oma ala ministritele, oleneb, mis ettepanekutega tegemist on. No me tõesti ei tea nende ettepanekute sisu, aga ühel hetkel siis jah, nagu sa Tõnis ütlesidki, võib olla see, et jah, see ettepanek number 1 on hea, aga me vaatame selle ja rakendame selle aastal 2030. No sellest ei ole mulle andeks ju mitte midagi kasu. Ma ei taha siin ropendada, aga see on täitsa ju jama ju. Suur kasu oleks ju, eelmises saates me rääkisime siin pikalt sellest uuest superjaburusest, mis siis haridusministeeriumist töötati välja, ehk siis ettekirjutused, kuidas kooli pidada. No, et ega need ettekirjutused ma saan aru, ei tulnud ju nii-öelda, see ei olnud mitte 5 aasta tagune looming, vaid see on ikkagi hiljutine nii-öelda saavutus. Et
seesama nii-öelda majanduslangus, mis on meil kestnud mitu aastat järjest, ühiskonnas laialt räägitud nagu bürokraatia üleküllusest ja nii edasi. Ja sellest, et on vaja riiki kärpida nii kulu poolt kui tarbetu bürokraatia poolt. Et minu meelest siiamaani ei ole suudetud isegi selle valitsuse poolt 2 aasta jooksul võtta kokku ministeeriumide juhtkondi, kõrgemate allasutuste juhtkondi ja teha selgeks, et me paneme nüüd bürokraatia tootmisele piduri peale. Seda ka ei ole suudetud ju 2 aasta jooksul tehtud, sellepärast et me ju meedia toob välja iganädalaselt uudiseid selle kohta, kuidas mingi järjekordne nii-öelda superregulatsioon mõte on sündinud, ütleme, eks ju. Et alustaks nagu sellest, et Keit Kasemets võiks kõigepealt selle ette võtta, et tõesti, et selle aasta kõrgemate riigi nende ametnike nagu päevad võiksid toimuda niisuguse sellise tunniajase kokkutulekuna. Ei ole vaja nagu suurt cateringi sinna tellida, tunniks ajaks tullakse kokku ja lepitakse sealt kokku, et kuni Eesti majandus ei ole Euroopas kõige kiiremini kasvama hakanud, ei tooda mitte keegi meist mitte ühtegi asjatut bürokraatlikku normi enam juurde. Full stop! Et teeks selle kõigepealt ära ja kui nad sellega hakkama saavad, siis sealt edasi on juba oluliselt lihtsam minna ka midagi kärpima. No Keit Kasemets, kes on selgelt Euroopa Liidu asjade taustaga inimene ju sellega väga hästi kursis, talle ju ilmselt meeldiks väga ju erinevaid Euroopa regulatsioone ikkagi veel rohkem siin meil rakendada, mis tähendaks ikkagi veel rohkem seda bürokraatiat. Mulle vähemasti tundub nii. Eks see Euroopa regulatsioone tuleb veel niikuinii juurde ka ja sellepärast ongi veel oluline see kompensatsioonimehhanism, et kui sealt midagi peale tuleb, et me siis enda omi maha võtaksime kuskilt teisest kohast ja et me neid vähemalt rakendaksime selles miinimummahus, mitte see, et mis seni kahjuks on olnud meie ministeeriumites kommed, pane veel omalt poolt ka paar sätet sinna lisaks, et lahendame selle mure siis ka ära, et ametnike mure, ühesõnaga nii-öelda mure. Et on need väga, see ongi, see raskeks teebki selle asja see, et üks asi on see, et rakendada neid Euroopa Liidu nõudeid miinimummahus, mitte neid veel, sest tihti on Euroopa Liidu nõuetes on lõtkud sees, et on mingi miinimumtase, aga et mingi soovitatav on seal rohkem ja Eesti on ikka alati läinud sinna, mitte alati vist ei saa öelda, aga üldiselt läinud pigem selle suurema ambitsiooni on Euroopas see peensõna, suurema ambitsiooni peale, aga lisaks tavaliselt eelnõudes, mille kohta öeldakse, et see on Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine, on lisaks sisse pistetud ka punktid, see on selline mugav viis ametnikel sisse suruda neid punkte, mis neil on kuskil seal kügelenud laua peal juba tükk aega, milleks nagu eraldi eelnõud poliitiliselt on nagu keeruline nagu edasi lükata, aga siis sul tuleb sarnases valdkonnas, tuleb sul see Euroopa Liidu nõuete ülevõtmine ja siis sa need muud punktid lükkad ka sinna nagu juurde. Ja. Seda järge Eesti riigis ei ole suudetud korralikult pidada, et palju siis nendest iga kord, kui poliitikutele öeldakse, et see on nüüd Euroopa Liidu õigus ülevõtmine, et ärge muretsege, kui palju seal neid lisapunkte tegelikult on, et see ei paista mitte kusagilt välja kahjuks. No nii Eestis öeldakse, et ma arvan, et paljud ametnikud ütlevad ju tihti seda, et me oleme väga Euroopa-meelsed, me oleme Euroopa usku. Ja. Aga mulle tundub, et võib-olla peaks korra selle teema nagu uuesti iga ametkonna tasandil ja poliitilisel tasandil nagu lahti mõtestama, et mida see Euroopa meelsus siis nagu tähendab. Et Euroopa Liit on ju loodud ühisturuna. Ta on rajatud nagu sellele 4 põhilisele vabadusele ja võt see on see nii-öelda Euroopa usk, millega me peaksime tegema. Euroopa on ühisturg, mitte inimeste elama õpetamise instituut. Aga mulle tundub, et paljudel ametnikel see 2 asja lähevad väga palju nagu segi. Et selleks, et ühisturg Euroopa Liidu sees toimima saada, seal on tegelikult tõesti väga palju nagu teha. Euroopa Liidu sees tegelikult täna on veel väga palju sisemisi barjääre, mille mahavõtmine just tänases, kui me nüüd meenutame seda esimest teemat, Trumpi loodud uut nagu majanduslikku reaalsust, selleks, et Euroopa konkurentsivõimet nagu kasvatada, siis jah, selle nii-öelda Euroopa toimima saamine reaalselt ühisturuna
et siin on väga palju võimalusi nagu peidus ja ka Eesti ametnikkonna tähelepanu peaks olema suunatud just sellele, sest Eesti koduturg on nagu väike, mida paremini toimub Eesti ühisturg, seda paremini on võimalik meil tegelikult Euroopa sees ka meie ettevõtetel kasvada, oma tooteid-teenuseid müüa, suuremaks saada siit Eestist nagu panna alus tõesti rahvusvahelistele ettevõtetele, mis loovad ka siia rohkem töökohti, toovad siia rohkem raha, investeeringuid ja nii edasi. Et elama õpetamine ei ole algusest peale, inimeste elama õpetamine ei ole Euroopa Liidu eesmärk, et nende asjadega ei pea tegelema. Aga läheme raha jagamisega edasi ja tegelikult nendel hetkedel aprillikuu lõpus on Riigikohtus väga tuline vaidlus sellel teemal, ehk siis vaagitakse Robin Hoodi seaduse võimaliku rakendamise üle. Ehk siis tähendab see seadus siis seda, et lühidalt lahti seletades, et rikkamatelt valdadelt võetakse raha ära ja jagatakse vaesematele. No see on siin sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt välja käidud selline plaan, mille vastu siis ikkagi väga paljud omavalitsused on, eelkõige just suured omavalitsused. Saue vald on nüüd võtnud nõuks minna sellega Riigikohtusse ja seal seda asja nagu siis kajastada, arutada, et Riigikohus võtaks siis selles suhtes vastutuse. No Siim, sa oled seda protsessi ka natukene jälginud, et kuidas sulle siis tundub, et mis selle seaduse selline nii-öelda sisu on, kui lahti seletada, mis see siis peaks nagu muutma? Ja ma ei ole kursis selle juriidilise vaidlusega, et ma ei oska hinnata, kas nii saab teha Eesti põhiseaduse järgi või ei saa, eks ole, et aga see, mis on see taust, eks ole, me räägitakse väga, et need rikkamad, et me räägime tegelikult omavalitsusest, mis see muudatus oli? Natukene võib-olla selgeks selle. Seal oli minu arust tõesti sotside initsiatiiv, et kui nüüd püütakse kõike sotside kaela ajada, siis ma arvan, et seekord ei olnud ebaõiglased, et tõesti sotsid olid väga selle asja fännid, et me jagame seda raha, mis on siis keskvalitsuselt täiendavalt antav toetused siis nagu omavalitsusele või kogu seda süsteemi jagatakse nende kasuks, kus on rohkem pensionieas inimesi. No täpselt, see on oluline meeldada, pensionieas inimesi. Ja pigem nagu selle mudeliga kannatavad need omavalitsused, kus on rohkem lapsi, kus on rohkem nooremaid peresid. Ja samal ajal me teame, eks ole, näiteks see Saue vald, kes siis selle asja kohtusse andis, on samal ajal raskustes, et ta ei suuda tagada jälle nii-öelda riigi keskselt on pandud nõue, et nad ei saa, et kui lapsevanem soovib panna oma last kindlasti vallale kuuluvasse lasteaeda, siis ta peab selle koha saama. Et sellest ei piisa, et vald ütleb, et sa paned lapse eralasteaeda ja me siis sulle seda kuidagi kompenseerime. Et sa pead saama, keskvalitsus ka ütleb, sa pead saama selle koha seal lasteaias. Nüüd Saue vallal lapsi palju, noorema elanikkond, lapsi palju, neil ei jätku neid kohti, neil on raha puudu. Et sa võid öelda, et nad on jõukamad, jah, nad on loomulikult oma numbrites suuremad ja jõukamad kui kuskil Võrumaal, eks ole, omavalitsused on, aga nendel on nagu ka reaalsed mured nende lastega. Võrumaal on mured pensionäridega, ma toon Võrumaa siin lihtsalt pildliku näitena. Ärge tundke puudutab. Et nüüd anname siis sinna, et nendele omavalitsustele raha juurde, kes pensionäridega tegelevad. Ja võtame ära nendelt, kes tegelevad lastega. Samal ajal, eks ole, me teame, et meil iive langeb, meil on probleem ikkagi juurde ka inimeste elanikkonna kasvuga, eks ole, see on selgelt meil teema on. Ja see on ikka üldine suur küsimus ka, et kuhu poole me näoga oleme siis nagu riigina. Kas me siis toetame ja innustame seda, kus kasvavad meie lapsed, kus tuleb meie uued põlvkonnad tulevad, või me siis tegeleme siis seal, kus rohkem hääli on. Hääled on ikka pensionäridel, ikka vana tõdepoliitikutel valimas käivad ikka pensionärid. Lasteaialapsed veel ei käi. Lasteaialapsed ei käi valimas ja kahjuks ka nende laste vanemad on võib-olla passiivsemad, aga pensionärid on hoolsamad. Et minu arust kogu see raha ümberjagamine, selles mõttes see Robin Hoodi idee, et see idee on iseendast küüniline, pigem nagu poliitilistes huvides, aga ei ole Eesti riigi huvides see lahendus, see poliitiline lahendus. Ma oska seda juriidilist poolt kommenteerida, aga see poliitiline lahendus ei ole Eesti riigi huvides. Me peame toetama neid omavalitsusi, kus on rohkem lapsi ja järelkasvu.
no au ja kiitus loomulikult Saue vallale selle koha pealt, et ta ei kasuta sellel Kolgata teel Riigikohtus, ei kasuta näiteks suurte advokaatide büroode abi, ei raiska selle peale õigusabikuludeks vahendeid, vaid nad ise üritavad oma jõududega, oma juristidega vallavanema tasandil üritavad selle asja Riigikohtus selgeks rääkida ja ära põhjendada, miks pärast see halb on. Nii et tegelikult see, et nii-öelda riigi vastu minnakse sellises kontekstis, minu arust on ainult tänuväärt. Jah, väga nõus. Selguse huvides ikkagi. Selguse huvides ja ma arvan, et tõesti ütleme, kui selline nagu tehakse ikkagi otseselt ebamõistlikke ja kahjulikke otsuseid, siis sellele peabki vastu hakkama, et selline ümberjagamise mõte on iseenesest juba selline nii-öelda sotsialismi nagu pärusmaa, et sotsidel selleks, et neil oleks poliitikas turgu, on vaja mitte jõukuse rohkust, vaid vaesuse rohkust. Et siis on vaata rohkem neid, kellele saab midagi ümber jagada ja kes tunnevad, et nende heaolu ei sõltu mitte neile endile antud võimalust realiseerimisest nende enda poolt, ehk inimese enda nagu vastutus koos vabadusega, vaid et mida rohkem on inimesi, kes tunnevad, et nende elujärg sõltub sellest palju ümberjagamise tulemusena riik nii-öelda neile midagi annab, seda suurem on siis see nii-öelda viljakas hääletajate baas sotsialistidele. Et tegelikult me oleme seda eksperimenti on ajaloos ju väga palju tehtud, siin ka Eestis on sellega katsetatud läbi aja, ei tööta, ütleme, eks ju. Ja loomulikult ütleme, eks ju, et need omavalitsused, kes on suutnud ennast siiamaani edukalt nagu majandada ja selle üks märk on tegelikult see, et kui sul omavalitsuse see elanike arv ka kasvab, siis järelikult seal tehakse mingisuguseid asju õieti seal omavalitsuses. Et siis nad ka astuvad enda huvidest nagu välja. Nüüd on küsimus, et mida nagu teha, et loomulikult meil on nagu regioonid on pilt väga erinev, inimesed kolivad ühtedest piirkondadest välja teise kohta, nagu kolitakse nagu sisse, et sellise Robin Hoodiliku ümberjagamise asemel, mida riik peaks tegema, see on soodustada haldusreformiga edasi minemist. Et meil üks haldusreformi faas on nii-öelda läbi tehtud, minu isikliku vaate kohaselt on meil omavalitsusi Eestis jätkuvalt liiga palju, et ma toetaksin sellise järgmise etapi läbiviimist, et selline Saaremaa on nagu näide sellisest maakonna suurusest omavalitsusest. Ma ei räägi siin nii-öelda piiride joonistamisest nii-öelda omaaegsete maakondade kaupa, aga ma räägin nii-öelda sellisest optimaalsest suurusest, kus on olemas tõmbekeskus majandusmootorina ja siis selle nagu ümbruskond, et liigume pigem nagu sinna suunda ja seal on võimalik omavalitsusel, mida suurem on omavalitsus, seda rohkem on seal nagu võimalusi ja ka oskusi ja teadmisi enda piirides ise need küsimused ära lahendada, et see on motiveeritud elupaik nii lastega noortele peredele, kui saavad ka pensionäride mured lahendatud nii sotsiaalse kooskäimise kui muudel teemadel. Selles, et Saaremaa on tõesti hea näide ja ka Hiiumaa on hea näide, et nad tegid need ühinemised ära, aga kui me üldiselt Eesti pilti vaatame, et ühineda on suutnud just naljakal kombel need samad Saued, eks ole, seal on elanike arvud väga suured võrreldes nende Võrumaa väikeste omavalitsused, et seal, kus tegelikult nad peaksid suutma ühineda, seal nad ei suuda ühineda. Et tegelikult me vaatame, et Eesti omavalitsuste, kui me elanike arvu järgi vaatame, siis tulevad muidugi need suured linnad, mis me siin teame, Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu ja nii edasi, Kohtla-Järve, eks ole. Aga siis tulevad juba sinna vahele järjest kõik meie Harjumaa vallad üksteise järel. Ja et see tegelikult kasvatab seda ebavõrdsust täiendavalt. Eks see niinimetatud Robin Hood tegelikult töötab ju sellele edasisele omavalitsuste ühinemisele pigem nagu vastu, sellepärast, et siis need omavalitsused, kes tegelikult peaksid täna nähes enda rahvastikutrende, nad peaksid tegelikult mõtlema ühinemise peale. Nad ütlevad, et milleks me ühineme, et mida kehvem seis on, seda rohkem saame nii-öelda ümberjagamismehhanismi kaudu endale juurde ja laseme samamoodi edasi.
ühinemise mõte läheb laualt taha. Täpselt nagu nende väikekoolidega, ebaefektiivsetega, eks ole, selle asemel, et neid kuidagi mõelda läbi, kuidas neid kokku panna, selle asemel on haridusminister neile täiendava toetuse. Täpselt sama loogika. Ja siis hoiab neid kunstlikult üleval ja kulutab sinna lihtsalt ebamõistlikult haridusrahasid. Kurb naljakal moel tegelikult oli ju selle seaduse üks eeskõnelejaid, kui ta välja tuli endine Saaremaa maavanem Madis Kallas, kes siis tegelikult ju selle Saaremaa ühendamisega, suureks vallaks loomisega just tegeles ja tegelikult peaks suurepäraselt teadma, milline olukord valitseb. Kuule, ütleme selle ka ära, et Saue vald, kes seal kohut käib, et seal on parempoolsed on võimuliidus, et siis kõik ausalt ära rääkida. Ja veel volikogus, volikogus on esindatud loomulikult, jah. Nii ta on, et on koalitsioonis, ütleme nii, võimuliidus, jah, õige. Aga läheme edasi juba selles mõttes vähe keerulisem asjaga ja see keerulisus seisneb eelkõige selles, et me siin, vähemasti mulle tundub, et me oleme rääkinud sellest SKP tõusust protsendist siin viimase aasta jooksul hästi palju ja see on tõusnud siin, vaata, et iga kuudega pakutakse uut sellist lahendust asjadele väljale, alustasime kuskil 2% ja tänaseks oleme ju välja pakutakse, et peame jõudma kuskil 5,4 või kuskil sinna juba ja see kõik tähendab ikkagi ja selle taga on kaitsekulutused, et me peame suutma ka oma kaitsetööstuse käima saada. Mis on aga vahepeal juhtunud? Me ainult vaidleme, käime, joonistame plaane ja ütleme, et nüüd tuleb Narva see ja siis tuleb jälle suur vastuseis. Lätlased annavad teada, et ei olegi palju vaja, et me hakkame juba kohe varsti tootma laskemoona. No mis moodi seal siis teistmoodi saadakse? Meil ei saada siin absoluutselt kuskilt minema. Me ainult räägime mingist SKP-st kaitsekulutuste suhtes siis. Kas me oleme siis kuidagi nagu teistsugused või lätlased sõidavad üle oma rahvast, andke andeks, ma ei usu seda. Väga praktiline asi ja mina pean lätlastest, mulle lätlased väga meeldivad rahvana ja ühtepidi tahaks rõõmustada seda uudist lugedes, et nad ütlevad, et hakkavad juba järgmine aasta laskemoona tootma. Teistpidi läks tuju ära, aga ikkagi seda uudist lugesid, et kaua siis meil juba jauratakse, et meil siin tuleb ka, eks ole, laskemoona tootmine ja kaitsetööstusala, jah, vist on see mõiste, mida meil rajatakse. Vaieldakse nende piirkondade üle alles. Meil on tore põhjalik planeerimisseadus jätkuvalt, see ei ole siiamaani muutunud. Olen nii palju kursis, et tean, et praegu oodatakse tagasisidet siis selle keskkonnamõjude hindamisele. Arutluse all on siis 4 erinevat asukohta, millest 2 on Ida-Virumaal ja 2 on Pärnumaal. Arutatakse, kaalutakse, kindlasti tulevad veel tõsised koosolekud, kus tulevad kõik need Nimbi ja Banana ja muidu igasugused rändtsirkuse võitlejad kohal, eks ole, kõik see veel tuleb. Ja tõsi on, et see probleem ühiskonnas on meil hullem kui Lätis. Minu teada Lätis nii hullu sellist rändtsirkust ei toimu. Aga muidugi, eks selle eeldus on ka see, et meie seadus soodustab seda, et saab sellist tsirkust korraldada ja kogu seda vastasseisu ja venitada kõike seda protsessi. Lätlased tegid üks hetk seoses nende energeetikaprojektidega, tegid selge otsuse, poliitilise otsuse, et me rajame eraldi menetluse, kiirmenetluse, mis on riigile vajalikud objektid, nende jaoks planeerimisseaduses. Oota, aga meil on ka ju siuke võimalus, ei ole või? No meil on see riigi eriplaneering, aga selle riigi eriplaneeringu käigus sa pead ikkagi läbi tegema korrektselt kõik need etapid, sa pead kõik kaaluma, kõik mõjud ära hindama, kõik seesama, kõik need kaasamisastmed, ikkagi see jääb alles. Tõsi, mis ta võimaldab, et ta võimaldab nagu oma valitsusega nagu tugevamat positsiooni oma valitsuse seisukoha suhtes, kohaliku volikogu suhtes. Aga kõik need kaasamisetapid on seal ikkagi väga-väga pikalt sisse kirjutatud. Ja eks see oli, ma ütlen, Lätis oli samamoodi, eks seal teistes riikides samamoodi. Aga nüüd, kui saadi aru, et tuleb seda protsessi kiirendada, siis Lätis tehti see muudatus, selle nimi on roheline tuleb meelde, aga mingi rohelisega seotud, ühesõnaga siis roheline koridor, kui ma eksi, on selle asja nimi. Et, ja siis selle rohelise, siis nad lasevad need planeeringud mööda seda rohelist koridori. Ja selle tulemusena nad teatasid, et nad alustavad, või see kõik paika peab, see info alustavad siis see aasta oma sellise kaitsetööstuspargi ehitamist.
erinevalt meist, nad ütlesid seal ka välja, see tuleb ka, maa on antud Kaitseministeeriumile, see tuleb Kaitseministeeriumi maa peale, pannakse püsti, kõik käib, asi teeb ja me jääme lihtsalt hea näide, hea praktiline näide, kuidas meie oma planeerimisseaduse tõttu lihtsalt me jääme konkurentsis maha, lihtsalt teised teevad rutem ära. Mis tähendab, et nad tulevad ka varem turule, mis tähendab, et kui nüüd siin tulevad, räägitakse nendest ühistellimustest, eks ole. Neil on juba konkurents. Neil on juba eelis, neil on juba tootmine, me tahame osta, Eesti tahab ka osta. Väga tore, kui me ostame lätlastelt, mitte prantslastel, mul on selle üle hea meel, aga mul oleks veel parem meel, kui me Eestist ostaks, eks ole. Aga see on hästi hea praktiline näide, kuidas bürokraatia pidurdab majanduskasvu. Ja täna me oleme ikkagi seisukohal, et see kõik, mis meil vaja on teha ja mida planeeritakse, see võib juhtuda alles hea tahtmise juures 3, 4, 5 aasta pärast. Me ennist ju siin rääkisime. No näeme, millal see meie oma tuleb. No ja täpselt, aga me ei tea ju, kuhu see kõik see suundub see. Nii majandus kui ka ütleme muu poliitiline taust selles valguses. Ühel hetkel on jälle niimoodi, et kui me saame oma tehase valmis, see tehas tõepoolest toodab, siis ei ole lihtsalt enam vajadus selle järgi. Ühel hetkel ütleb see erainvestor, et näete, Lätis on tehas püsti. Ei, no üldse võib-olla kaob ära vajadus. Täna on ju üle euroopaliselt teadvustatud seda vajadust, et on vaja väga lühikese perioodi jooksul enda kaitsetööstuse võimekust tõsta. See teema on kõikjal Euroopas, kõikides riikides nagu laua peal. Ja kui vaadata, mis siis rahaturgudel toimub, siis näiteks kui me vaatame sellised omakapitali investeeringuid tegevaid suuri fonde, mis siis investeerivad börsivälistesse ettevõtetesse ja situatsioonidesse, ka infrastruktuuri, siis pikka aega oli seal valdkonnas nii, et neil oli nagu paar valdkonda, kuhu nad kindlasti ei investeerinud ja näiteks relvatööstus oli üks nendest. Seda on hakatud väga kiiresti revideerima, mitmed maailma suurimad investeerimisfondide juhid on nüüd lühikese aja jooksul nagu tõstnud spetsiifilisi fonde uue mandaadiga, mis just sihitult kaitsetööstusesse, ka relvatööstusesse on valmis nagu raha paigutama. Ehk see on märk sellest, et lähema aasta-paari jooksul toimub väga suur turu ümberjagamine, tehakse väga suuri investeeringuid kaitsetööstuse valdkonnas ja loomulikult, kui me oleme seal nagu laua taga nagu viimased, siis jääb meie ettevõtetele ja meie majandusele sellest paraku kõige õhem tükk. Kas me peaks äkki midagi hoopis muutma? Ja küll kaitsevaldkond on oluline, aga viimased sündmused kas või Pürenee poolsaarel näitavad seda, et elektritaristu, kus lügitatakse välja suured riigid, Hispaania, Portugal, osaliselt Prantsusmaa, on veel ju haavatavamad. Ma ei tea, mis see põhjus seal lõpuks oli, seda hispaanlased seal uurivad, aga see on ju, ütleme, veel hullem, ma ei tea, kohati neile veel hullem kui mingisugune äkki selline sõjaline kriis või ma võrdlen valesti või toon valesid paralleele, aga tegelikult see oli ju ikkagi vägagi märkimisväärne probleem, mis seal aset leidis. Eks ta näitas, kui oluline on energiajulgeolek, eks ole, ja kui see sõltuvus just elektri taristust muutub nii palju suuremaks, siis seal tekivad hoopis nagu teised olukorrad, et kui su auto enam ei sõida ja sul midagi muud, mis seni me oleme nagu harjunud käsitlema, et ei ole sul elektrivarustusega seotud, et kui need valdkonnad ka on kõik elektrivarustusega seotud, siis jah, kui hästi need riskid tegelikult on ära hinnatud, et mingis mõttes me siin aegalt siin Eesti maapiirkondades neid katseid saame teha või neid teste, eks ole, neid taluvusteste tänu sellele, et ilmastikuolud meil neid elektriline maa võtavad, et siis ju neid hinnatakse, et kui ühel hetkel ka bensiinijaam lihtsalt ei tööta, eks ole, et tänu sellele Eestis seda taluvust nagu hinnatakse, aga need on sellised ju üldiselt, mõnel kodul on tõesti seal 2 nädalat elektri ära, millest on väga kahju, aga üldiselt me räägime ju seal päevadest, üksikutest päevadest ja kui suur kära sellest tuleb. Kui suur kära tuleb, kui ühes Võrumaa nurgas on elekter ära, eks ole, 1,5 päeva. Et kujutage ette, terve Eesti paneks pimedaks.
No tegelikult Keit Pentus-Rosimannus ju käis siin alles ka Eestis külakorda ja tutvustas üle-euroopalist auditit, mis tema ametkonna poolt oli ju tehtud selleks, et kui heas korras siis kogu Euroopas elektrivõrk on, kaasa arvatud Eesti ja ka tegelikult, no olen seda natukene lugenud, et kaasa arvatud Eesti ja ka väga paljud Euroopa riigid said seal väga hävitava hinnangu selles auditis. Tegelikult see näitab, et asjad ei ole sugugi korras. Et me peame ikkagi väga paljudesse suundadesse vaatama. Lugesin just ühe hispaanlase kommentaari, et küll on tore, et metroorongid sõidavad diisliga, mitte elektriga. Et meil just tulevad nüüd Tartu liini peale tulevad ilusti uued elektrirongid. Saame näha. Aga läheme siis ikkagi võib-olla selliste, ütleme, siseriitlike teemade juurde tagasi ja kaamerate asi oli meil ka õhus eelmises saates me rääkisime siis numbrituvastusest, millega siis Eesti ametkonnad ehk siis Politsei- ja Piirivalveamet tegeleb ja kui vaja, siis on ikkagi näha, kus liigutakse ja mis maal liigutakse. Nüüd selgub, et see probleem on oluliselt suurem ja seal on liitunud ka näotuvastus, mida siis on võimalik sealt kenasti ilusti välja lugeda, kellel vaja ju huvi on, aga ilmselt kellegil see huvi ja vajadus on, ilmselt uurimise eesmärkidel. Ja nüüd on see tegelikult juba jätnud sellise mulje, et me oleme tõesti nagu sellises kommunistlikus Hiinas, kus absoluutselt kõikjal on võimalik kontrollida. Kui suureks see probleem võib siis paisuda, läheb ta veel hullemaks või on siis nüüd ütleme kõik need kotermannid juba praegu välja tiritud, kuidas Tõnis sulle tundub? No, mõnes mõttes hea, et see probleem on suuremaks läinud, et siis see võimaldab sellega ühiskonnas nüüd tõsiselt nagu läbi rääkida ja teadvustada seda muret, et lihtsalt kujutame ette, et midagi, milline oleks see reaktsioon olnud siis, kui midagi taolist oleks teinud mõni eraõiguslik isik kuskil salvestanud, talletanud sellisel moel nagu andmeid. Ma arvan, et kellelgi oleks juba ilmselt käed raudus. Et täna me näeme seda, lugedes kogu seda ulatust, et kui massiivne see kaamerate hulk on ja mida see kaamerate park võimaldab täna nagu jälgida, siis probleem on nagu tõsine. Ja ma arvan, et ta näitab jälle nagu seda mõtteviisi, mille väljajuurimisega tuleb väga tõsiselt, ma arvan, poliitikutel just tegelema hakata Eesti ametkondadest. Et kui meil on kui on vaja tegeleda sellega, et mingile ametkonnale anda juurde võimalusi midagi teha, siis on nagu ministeeriumid ja nende allasutused aktiviseeruvad kiiresti, toodetakse valmis kohe nagu määrused, põhjendatakse ära, miks ametnikul või ametkonnal on teatud nagu õigusi vaja tihti inimeste ja ettevõtete arvelt. Nüüd on tegelikult ju olukord, mis on teatavaks saanud, et tõenäoliselt Siseministeeriumis, tema haldusalas on see kõigile teada olnud, et nii massiivselt inimeste kohta andmeid kogutakse, säilitatakse, keegi omab nendele nagu püsivat nagu juurdepääsu. Aga kellelgi ei ole see nagu siiamaani korda läinud. Ehk kui minnakse kodaniku põhiõiguste, põhivabaduste nagu juurde, siis see on täiesti nagu sekundaarne ja see on mõtteviisi küsimus, et me peame alustama selle mõtteviisi ümberpööramisest. Õiguskaitskantsler Ülle Madise on sellel teemal korduvalt nagu sõna võtnud. Ma arvan, et meil tulebki see nüüd avalikult lahti rääkida. Mina ka usaldan väga Ülle Madiset sel teemal ja ma arvan, et kui tema nüüd ütleb, et sisuliselt tuleb see rahastamine peatada nii kauaks, kuni on see õigusruum nagu selgeks vaieldud, siis ma arvan, nii tulebki teha. Ma usaldan ka väga Eesti ametnikke, nad käituvad seaduse järgi, aga nüüd tuleb suur aga tuleb. Et kui seadused ei ole nagu, kui ma kodanikuna ei saa aru seadustes, mis nende õigused ja võimalused on, siis on probleem. Ja ma toon sulle võrdluseks siia, et on meil, eks ole, rahvastikuregister, on selline, kus väga paljudel inimestel on juurdepääs meie andmetele.
minul ei ole seal midagi huvitavat vaadata ilmselt, aga ma tean juhtumeid, et osadel inimestel on kinnisvara vist ka täitsa avalikult saab vist ligi, aga osade inimeste kohta on olnud juhtumeid, kuna olen tööalaselt selle valdkonnaga kokku puutunud, kus kunagi näiteks Kroonika kirjutas ühest inimesest, tuntud inimesest ja et oli Kroonikas kahtlus, ajakiri Kroonikas oli kahtlus, et kellegi laps võib olla ka selle tuntud inimese laps, et ta on selle isa, selle lapse isa. Ja mis juhtus? Plahvatuslikult kasvas päring, see oli nüüd aastaid tagasi, päring selle inimese isiklikele andmetele. Ja see oli selgelt õnneks seadusega reguleeritud, mis juhtus, nende inimestega võeti kõigil ühendust ja kõigilt küsiti, millisel põhjusel sa selle kodaniku andmeid vaatasid. Et sa saad minna vaatama, näiteks pangad pääsevad juurde, pankrotihaldurid, erinevad kategooriad inimesi pääsevad juurde rahvastikuregistri andmetele. Aga ta peab suutma põhjendada. Täpselt analoogne süsteem on meil selle e-tervisega, eks ole, selle tervise digilooga. Erinevad arstid pääsevad nendele, erinevad meditsiinitöötajad pääsevad nendele andmetele juurde, aga nad võivad minna neid asju vaatama siis, kui selleks on mingi õigustatud põhjendus. Jäljed jäävad maha ja kui nüüd sina saad ka kontrollida, kes on käinud vaatamas, ja sa saad küsida, kui mingi sinu jaoks tundmatu arst on käinud sinu seda terviselugu vaatamas, sa saad küsida, miks ta seda vaatas. Ja kui see ei ole põhjendatud, ja seal on, nendes olukordades on kuni, eks ole, kuritegudeni välja, eks ole, et kui käiakse vaatamas põhjendamatult inimeste andmeid. Et kui see asi toimiks ka nende kaameratega niimoodi, vaat siis ma saaks aru, et keegi käib vaatamas ja ta suudab ära põhjendada, miks ta seda vaatamas käis. Aga kui seal on selline segane maailm, et igaks ma tulen tagasi selle Kroonika Kumu juurde, selle näite juurde, et nende inimestega võeti kõigilt ühendust, nad kirjutasid kõik põhjendused, seal inimeste maksid trahve, nad said väga kõvad hoiatused, trahvid, kuriteoks asi ei läinud, aga seal väärteomenetlused olid nagu nendel inimestel tõsised, nad said kõik väga tugevad õppetunnid ja see oli aastad tagasi ja ma usun, et see süsteem toimib väga hästi. Ja nüüd tulles selle kaamerate näite juurde, ma tahaks saada aru sellest õigusruumist, et kas seal on samamoodi, et kui keegi käib seda vahtimas seal, et kas ta saab siis näiteks võtta välja kellegi autonumbri järgi ja käia huvi pärast vahtimas, kas selle kohta on samasugune regulatsioon või talle lihtsalt meeldib näppida, vaatab, kus see auto, millistes kaamerapiltides on või ei ole. Et kas tal on selleks õigustatud põhjendus? Vaat seda ma tahaks, seda õigusruumi ma tahaks aru, seda reeglistikku, kas see on või ei ole. Ja kui seda õieti ei ole, siis ma arvan, see asi tuleb peatada nii kaua, kui see on. Ma toon siia uue tasandi, ma ei tea, kas te olete selle peale mõelnud, me käime iga päev toidupoes. Meid jälgivad ükskõik millises toidupoes sajad kaamerad. Seda materjali töödeldakse läbi. Sealt on ilusasti näha. Siim Kiisler ostis Vana Tallinna, Tõnis ostis Johnny Walkeri. Kas see on teie meelest okei või? Mis me siis teeme? See tegelikult umbes ju taandub sellele samale asjale ju. Vaata, poes nad panevad sulle sellise mingi väikse kaamerapildikese kuhugi, mida sa üldiselt ei märka. Aga ütleme niimoodi, et seal võib põhimõtteliselt... Olen neid näinud, need on väga kvaliteetsed, väga korralikud. Mul on neid tunde selliseid asju. Ma olen neid läbi lapanud ja seal on kõik näha ja kes garanteerib mulle, et turvamees X sellest ettevõttest ei hakka sealt sellega nagu midagi, panen kuskil üles, näe, see inimene käis siin poes ja ostis selle asja. See on samasugune probleem ju. No kui sa räägid eraõiguslikust või erafirmast, siis neid kontrollib andmekaitse inspektsioon. No jaa, aga ja nad ju kontrollivad ka päriselt. Võivad ka ju lekkima minna. Võivad lekkima minna, aga seal on vähemalt nagu mingi kontrollimehhanism. Ma saan aru, kui edukas see andmekaitse inspektsioon on, ma ei oska öelda, ma ei ole nii kursis, võib-olla Tõnis teab vist paremini rohkem uurinud seda maailma, aga seal mingi mehhanism on. Aga nüüd, ja seal on, mingis mõttes võib öelda, et ma ise tegin selle valiku, et kui ma sõitsin sinna parklasse, kus on see kaamera, ma võisin sinna sõitmata jätta. Aga vaata, kui kuskil tänaval või asula keskel või kuskil liikluses mingi riigile kuuluv kaamera minu teadmata pildistab mind,
ja kogub selle pildi kuhugi andmebaasi ja ma ei saa aru, mis ta sellega teeb. Kas ta teeb sellega midagi või ei tee sellega midagi või kaua ta seda ikkagi siis lõpuks hoiab. Et see on minu jaoks nagu küsimus, et seal ei ole ju mina mingit nõusolekut andnud. Et muidu poes võib öelda, et mis sa läksid sinna, siis mis alla ostsid selle pudeli siis sealt. Et sa ju teadsid, et nad filmivad seda. Kõik poed filmivad, noh, kuritegevuse vargused on nii suured, lihtsalt peavad filmima. Aga kui sind filmitakse nii, et sulle ei öeldagi, et sind filmitakse, pildistatakse küll antud juhul. Ma ei tea, Tõnis, sa oskad seda andmekaitse poolt võib-olla? Eks erasektoris on need juhtumeid ju olnud, et noh, kindlasti ei tohi sellised kaameraid ju panna niisama vabalt, ütleme, eks ju, sellistesse privaatsematesse ruumidesse, kus inimesed. No täpselt, no ja see selleks. Sellised juhtumid on olnud ja teiseks kindlasti minu teada ka kontrollitakse tõesti seda, et kui turvapõhjustel näiteks kaupluse siseruume jälgitakse kaameratega, et siis loomulikult ei tähenda see nagu seda, et keegi neid salvestisi nagu oma tähtsi näiteks kuskile, ma ei tea, veebi ülesse paneb või nendega midagi muud teeb, et nende salvestiste hoidmisel ja kasutamisel on ikkagi väga, väga, väga selged nagu reeglid. Nüüd antud juhul ma saan aru, me räägime nii-öelda sellisest riiklikult ülalpeetavast andmebaasist, mida justkui nagu ei eksisteerigi. Selles mõttes, et kes sinna nagu juurde pääseb, mida sealt vaatab, see on täiesti nagu ebaselge ja siin on see probleem. Selge, aga kaamerad meid niikuinii veel jälgivad ja praegu veel viimast korda tänase saate kontekstis saan öelda teile siit aitäh ja saan öelda teile, head kuulajad-vaatajad, kes te meiega olite, et kevad on käes ja 3. mai on näiteks talgupäev. Tehke oma hoov korda, aidake sõpru ja see on suunatud ka just Päästeameti tegevustele sellel aastal konkreetsemalt, nii et kellel on seda soovi ja huvi ja ma usun, meil kõik on, et helgemaks, rõõmsamaks ja toredamaks saab meie ümbrus ja usun, et helgemaks, paremaks ja toredamaks saab ka meie järgmise saatega, mis siis on juba 2 nädala pärast tulemas, nii et olge valvel, aga jagage ka seda saadet. Aitäh ja ilusat kevade jätku!